Hommikune on 15. juuli. On ka või? 17. juuli, esmaspäev kell on 15:23 ja täna ma näitan teile enda tugevat tugevat. Näitan teile meigirutiini, aga see nagu meik on üsna tugev, kuna see on filmimise jaoks, sest et ma filmin praegu viimase nädala jooksul olen filminud enda peakanali videot ja seal ma olen iga päev seda sama meiki kandnud, sest see sobib ülihästi mu roosade juustega ja mulle lihtsalt väga meeldib see, aga kuna kaameras jääb meik alati õrnem, siis sellepärast see on tugev ja ma ei kanna sihukest asja igapäevaselt. Seega ma ütlen kohe ära. Ja siin on inspiratsiooni pilt, et milline siis välja tuleb, see on neutraalsed toonid, siuksed pruunikad, ploomivärvid ning kui teile meeldib, siis vaatame edasi ja selleks, et oleks huvitavam, ma vastan ka Q&A küsimustele, mis te mulle Instagrami postituse alla jätite, seega kui te tahate järgmine kord ka mulle küsimusi saata, siis kindlasti tšekkige mu Instagrami, jälgige mind seal ja Snapchatis ka. Aga pihta! Ma alustan siis NYXi Pore Fillerist, mis ma loodan, et on nagu make-up primer, sest et ma ei ole mingit normaalselt teinud ja ma ei tea, mida kasutada, aga ma ei kasuta seda üle näo. Ma kasutan nagu ainult mingites kohtades, kus on minu jaoks nagu tunduvad nagu poorid või nii. See ongi suht siuke, kus on nagu, mis iganes eesti keeles on nagu must pead või? Blackhead. Ja ma ei tea, suht ongi siuke nagu otsaesine ja siis natuke eest. See on ülilamp, aga see teeb üli nagu pehmeks ja siia naha ja siia on nii mõnus nagu muid asju peale panna. Ja kohe alguses ma panen ka huultele 8 Hour Cream Elizabeth Ardeni oma, sellepärast et sellel kui ma meiki teen, saab see siia nagu sisse imenduda, sest et pärast ma panen mati huulepulga, mis kuivatab huuli. Ning see aitab sellele kaasa, et need ei kuivaks nii palju, et ma panen enne nagu huulepalsami. Yes. Ja siis ma kasutan, ma alustan concealeriga, see on siis NYX Above and Beyond Full Coverage Concealer ja kas siin on mingi toonis beige. Okei, Kets on muidu kaamera taga ja hakkab muud kohe küsimusi küsima. Ja seda concealerit ma panen igale poole, siis kus on veits nagu mingi punane või mingid kahad, mida ma tahan ära katta. Kas sa teed kunagi oma vennaga video? Ma ei tea, mul hetkel ei ole nagu ühtegi ideed väga olnud, et mis videot oma vennaga teha ja ma ei teadnud, et üldse tahate, aga andke mulle kommentaarides teada, kui te tahaksite, et ma teeksin oma vennaga mingi video. Te võite öelda ka, et nagu mis videoid te tahaksite, et ma temaga koos teeksin, sest et ma ei ole sellele üldse mõelnud, aga kui te tahate näha, siis ma täitsa võin selle peale mõelda. Mis kaamerat sa kasutad? Mul on iga video all videokirjelduses kirjas, et mis programmiga ma töötlen ja mis kaamerat ma kasutan. Seega te saate sealt vaadata, seal on kõik täpselt need nimetused olemas. Mida sulle meeldib teha, kui sa oled üksi kodus? Kui mul on üksi kodus, siis mulle meeldib tavaliselt süüa teha, sellepärast, et nagu inimesed peavad sööma. Ja nagu mulle meeldib võtta rahulikult aega ja nagu teha mingi korralik nagu soe toit, mitte lihtsalt mingi võileib. Ja siis ma tavaliselt vaatan sarja ja tihtipeale monteerin või tegelen mingite selliste väiksemate asjadega, mis ma ei tea, mingi raamatupidamine või mingi thumbnailide tegemine ja vahepeal ma isegi loen, kui tegib aega. Niisama siuke chill, aga ma käin vahepeal jooksmas ja kui töö tuleb. Mis sa arvad varastamisest? Oota, me ei pidanud seda küsimust võtma ju. Mida sa siin samas lihtsalt? Ma mõtlen nagu, see on nii lamp, mida sa ikka ütled. Ja ma mõtlen, et ma ikkagist ütleks selle peale mingi, see on halb, nagu see on nii lamp. Võtame järgmise. Kust ilmusid YouTube'id? Kui te tahate teada, kust ilmusid YouTube'id, siis tšekkige YouTube'ide kanalit, sellepärast, et meil oli seal Q&A, kus me täpselt sellest rääkisimegi, koos Mariaga tegime. See oli meie viimane video või üks viimatisi. See kindlasti tšekkige, me rääkisime seal veel paljudest lahedatest asjadest. Millise teise välismaa YouTuberiga tahaksid kollabida? No mul tuleb kohe top 3, kellega ma tahaks kindlasti kollabi teha ja need on kõik suht Ameerika omad. Või no okei, üks on Kanadast. Superwoman, Alicia Marie ja My Life as Eva. Nende isiksused tunduvad nii lahedad ja ma olen neid nii pikalt jälginud. Ja lihtsalt ma tahaks teha nendega nagu päris elus kohtuda. Mulle väga meeldivad need video nagu stiilid, mida nad teevad ja minu arvates need on suht sarnased sellega, mida mina teen. Seega ma arvan, et meil oleks üli tuus koos kollabi teha. Mis
mis kaltsukas on su lemmik? Mu lemmikkaltsukas on, ma arvan, Paabli omast, et sealt ma leian alati kõige rohkem, seal on suht normaalsed hinnad ka. Mul just isegi on mingi sooduskaart või... Mul meeldib see, et neil on suur käru ka, sest et me alati valime nagu nii palju asju. Ja ma ei tea, mul meeldib see, et seal on kõik ära sorteeritud nagu suuruste järgi ja siis eraldi mingi pluusid, püksid, siis on nii mugav vaadata. Nagu, jah. Kirjelda mu unistuste maja 10 sõnaga. Ei, aga ma sain aru, et ma ei saa 10 sõna täis. Kirjelda 5. Okei, unistuse maja 5 sõnaga. Suured aknad, hele või arvatavasti puidust, avar ja trendikas. On 5 sõnaga. Ma lähen teile enda beauty blenderi korra märjaks. Nüüd ma siis võtan NYX Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation ja see toon on medium. Ma ei tea miks, aga sellepärast, et see vist jäi live show'lt üle, sellepärast mul on see mingi sellises suht lambises toonis, aga kui ma käisin seal NYX üritusel ja siis see maker tegi meiki ja mul oli sellega põhi tehtud, siis ma nagu küsisin, et kas see toon on minu jaoks liiga tume, et ütles, et ei, see on täiesti normaalne, et ma olen mingi sest ma arvasin, et see on liiga tume minu jaoks, aga tuleb välja, et mu keha enam ongi sama värvi nagu vähemalt suvel. Ja siis ma teen sellega pool nägu ära. Nagu mulle ei meeldi siit ülevalt laupa kohe teha, sellepärast, et mul on tunne, et siia tekivad nagu mingid kortsud, eriti kui ma nagu teen mingi tripsmedjärving või kulmest, ma tõstan üle. Ma saan aru, millest see tuleb, sest ma tõstan ülesse niimoodi. Ja siis jääb, sellepärast ma teen nagu lauba osa, ma teen kõige viimasena. Nagu, ma ei tea, lifehack. Aga millal Sniffiga uue video on filmida? Mul ei ole hetkel plaani Sniffiga nagu filmida videot, sest et ma üritan kõigepealt nagu ise teha oma ideid, mis ma tahan nagu, aga andke kommentaarides teada, kas te tahaksite, et ma teeksin Sniffiga collab'i või üldse nagu millist YouTuberitega tahaksite näha. Ja samuti, kui teil on mingid kindlaid videoideid, mida me võiks nagu teha, siis jätke alla, ma võin täitsa selle peale mõelda, sest et nagu viimane collab, mis me tegime, see oli mega lõbus ja ma arvan, et nagu kui ta on huvitatud, siis ma võin vabalt veel midagi filmida. Sest mul tundus, et nagu inimestele ka väga meeldis see. Mida tähendab sinu jaoks YouTuberiks olemine? YouTuberiks olemine tähendab minu jaoks seda, et ma teen YouTube'i videoid. Nagu ma tean, et öeldakse see, et sa pead mingi regulaarselt sinna kogu aeg postitama ja olema väga aktiivne. Aga nagu minu arust see ei ole nagu... Minu arust see on see, et sa teed seda asja kirega, nagu sulle meeldib seda teha. See ei ole minu jaoks nii oluline, et sa teed seda nagu ülipalju ja mingi kogu aeg. Ma teen seda siis, kui mul tekib aega, aga siiski ma nagu panustan ja see ongi inimene, kes teeb asja hingega. Nüüd ma võtan uuesti seda concealerit ja siis teen osad kohad üle, mis on nagu veits maha kulunud sellel, kui ma siin enda seda jumestuskreemi peale panin. Kui oluliseks peab YouTube elu? No, selles mõttes ma ei pea seda nagu nii oluliseks, et ma pean nüüd saama mingiks hullult kuulsaks ja tuntuks YouTuberiks, aga see on siiski minu elus olulisel kohal, sellepärast, et see moodustab nagu nii palju oma elust. Enamus vaba aja ma teen ju filmin videoid ja töötlen ja see on nagu väga palju mõjutanud, sellepärast, et need inimesed, kellega ma suhtlen ja mingid üritused, asjad, neid on nii palju ja need on kõik YouTube'iga seotud, seega see on kindlasti väga olulisel kohal minu elus. Mis on üks asi, mida kohe kindlasti tahaksid elus teha? Neid asju on mitu. Ma tahaks kindlasti langevarjuhüpet teha ja siis ma tahaksin teha ühe suure filmi, nagu täispika filmi ja nii, et see jõuaks kinoekraanidele ka. Kellega või kui palju on su Snapis striik? Sa võid vaadata, ma tean, et see on Terkega, see, keda te olete viimastes või mingi ühes vlogis näinud, ma käisin tema seal söögikohas söömas. Ma pakun, et see on midagi 60. Temaga on nagu mu esimene striik, kuna ma varem isegi ei teadnud, mis asi see on. Nagu, mul polnud tõrna emagi, aga siis 63 on meil praegu rekord. Või minu isiklik rekord vähemalt. Kas plaanid teha oma smoothie kohviku? See oleks ülituus, nagu mulle täiega meeldiks seda teha, aga mul hetkel
praegu nagu ei ole plaanis, aga ma olen selle peale mõelnud. Seega andke mulle kommentaarid seada, kas te tahaksite, et ma teeksin smoothie kohviku, sest et kui ma ühe pildi panin, siis päris paljud ütlesid, et oleksid nagu püsikliendid. Ma olin täiega mingi wow! Nagu see oleks ülituus, mulle nii väga meeldiks oma nagu tervisliku eluviisi nagu inimestes rohkem edendada või nad hakkaksid ka rohkem smoothisid joomas, nad on nii head ja see oleks väga lahe. Või ma ei tea, kas nagu päris aastaringselt, aga näiteks suvel teha võib-olla, kui mul rohkem aega on. Näiteks järgmine suvi, seega kindlasti andke teada, mis te sellest arvate. Järgmisena ma võtan siis enda NYX HD Studio Photogenic concealer, mille ma tegelikult sain fännilt ühe Bioboxi avamise ajal või mingi meet and greet kuskilt ma sain ja pärast seda ma olen armunud sellest, sest et mulle väga meeldib see. Ja ma teen tavaliselt mitu kihti, aga sest et ma ei pane nagu ühtegi kihti väga paksumused panen peale ja siis vaatan, et kuhu veel veits vaja on ja siis niimoodi sätin. Kui sa ei oleks YouTuber, kes oleksid? No, ma oleks endiselt Viki, aga nagu... No ma ei tea, mulle ei meeldi ennast nagu... Kuidas sa ütled nagu define ida või nagu... Öelda, et ma olen nagu ainult YouTuber või siis nagu ma arvan, et ma olen muid asju ka, kes mulle neid sõnumeid saadab seal. No ma arvatavasti endiselt teeks videoid edasi, ma lihtsalt ei postitaks neid üles, sellepärast et enne YouTube'i ma tegin ka videoid, siis ma lihtsalt teeks neid nagu oma sõpradega nii. Ja olen üsna kindel, et ma läheksin ikka või nagu tahaksin minna filmindust edasi õppima ja siis ma lihtsalt võib-olla tegeleksin rohkem professionaalsema filmindusega, võib-olla käiks nagu praktikal ja töötaks sellel nagu alal. Kes on su iidol? No, mulle väga ei meeldi öelda nagu iidol, sest ei ole nii, et ma nagu mingi nii hullult vaatan üles, et ma tahan täpselt sama olla või nii, aga ma ütleks, oi, appis hakkab otsa saama. Aga mu nagu suurimad eeskujud on mu onu ja isa, sest et nad nagu asutasid Taxify ja sellega nii hästi. Nad on üldse nagu väga palju asju juba nooruses teinud on nagu hästi ettevõtlikud ja sellepärast nad on suured eeskujud ja ma arvan, et nagu üldse mu sugulased ja mu ema nagu. Nad kõik on nii aktiivsed ja nad teevad nii palju ja see on väga inspireeriv minu jaoks. Mis on su elu moto? Ma tegelikult rääkisime sellest seal YouChickide Q&A's, seega minge tšekkige seda, kui te tahate teada, mis on mu elu moto. Kuidas kutsud oma fänne? Ma olen täiega selle peale mõelnud ja mul ei ole ühtegi head ideed tulnud, aga täna ma hakkasin uuesti mõtlema ja siis mulle endale meeldiks kutsuda teid viksteriteks, nagu V-I-X-T-E-R, viksterid. Nagu andke kommentaarides teada, mida te nagu sellest nimest arvate. Ma panen infonupule ka küsimuse, et mis te arvate sellest nii-öelda nagu fänni nimest. Seega andke mulle teada. Minu arvates see oleks ülikool, mulle täiega meeldiks. Viksterid. Subscribe'i ja sa saad viksteriks. Mis inspireerib sind nii ägedaid vloge ja videosid tegema? Suur aitäh, et sa arvad, et mul on nii ägedad videod ja vlogid, aga ma arvan, et lihtsalt nagu kirg, sest mulle nii väga meeldib videoid teha ja siis ma ärkan hommikul üles ja ma ei jõua ära, millal kaamera kätte võtta ja midagi lahedat teha, sest see on nagu minu jaoks võimalus oma loovust arendada ja nagu välja näidata ja kuidagi teile näidata põhimõtteliselt ja siis mul ongi lihtsalt nii suur huvi ja kirg selle vastu ja ma arvan, et see ongi minu kõige suurem nagu motivatsioon. Nüüd ma jõuan kulmude juurde ja ma kasutan NYX Micro Brow Pencil ja see on värvitoonis Espresso. Ja nüüd ma võtan lumene Eyebrow Shaping Wax toonis Grey Brown ja teen sellega oma kulmud üle ja sellega ma ütlen, et ma panen tavaliselt nagu veits hullu, ma lihtsalt vaatan, et kõik kohad läheks kokku. Ma tavaliselt nagu ei vaata, et see jääks nagu ilus, ma lihtsalt vaatan, et kõik läheks kokku, sest ma kohe nagu puhastan ääred ära ja nii. Seega nagu kui läheb kuhugi naha peale, siis on tõesti okei. Mul on lihtsalt oluline, et iga karv saaks kokku.
ja et need nagu püsiks, sest et mu kulnud panevad tavaliselt hullu. Nagu, noh, te kohe näetega, et praegu need näevad nagu väga metslased välja, aga see kohe läheb korda. Näete, mul läks veits naa pihta. See on seepärast, ma tean, see võib teiega šokeeriv olla, aga nagu ma tavaliselt võtan seda väga rahulikult. Ma lihtsalt tõmban nüüd täiega üle. Siis ma annan lihtsalt selle otsa märjaks ja siis tõmban siit äärest hästi puhtaks kõik. Praegu ma jätsin siis kulmud sinna paika, need ei ole lõplikult valmis, ärge muretsega. Ma lihtsalt teen vahepeal silmad ära ja siis jätkan nendega, sest et lihtsalt, kui ma jooksvalt teen, siis enam-vähem saate aru miks. Aga ma kasutan siis Nude 2 paletti, mis on Biss firmalt ja ma kasutan tooni VIP. See on selline matt ja suht mahepruun, aga kuna ma pesen jube harva oma pintsleid, siis mul on siuke tunne, et ma olen enne kasutanud nagu teisi toone ja need võib-olla on veits siin küljes, ega see võib tunduda nagu võib-olla teine toon, kui te kasutate puhaste pintslitega. Aga ma kasutan Real Techniquesi pintsleid, 2 base shadow brushi, et seda peale panna ja siis hajutamiseks kasutan Deluxe Crease brushi. Seega jätkame küsimustega. Kuidas ka otsustada oma poisiga? Arvasin nende küsimusteni aega. Tarmoga me kohtusime 7. klassis, sellepärast, et siis me saime klassikaaslasteks ja me käisime terve põhikooli samas klassis ja gümnaasiumis me mõlemad jätkasime samas koolis, aga me valisime sama suuna ja siis me oleme endiselt klassikaaslased 4. aastat. No nüüd algab 5. No vlogidest on põhimõtteliselt olnud, aga peakanali videot ma ei usu, et ma teen, sellepärast, et me läksime lahku. Ma ei saa, mul on vaja seda nii teha, sellepärast, et ma olen selline isiksus, ma ei saa lihtsalt olla mingi, me läksime lahku. Me läksime lahku. Ei nagu, jah, see on väga dramaatiline, nagu väga dramaatiline intro. Ja aga nagu ma ei hakka väga põhjalikult rääkima, see on ikkagi isiklik elu, aga jah, me läksime lahku sellepärast, et tunded võjusid ära see nagu me lihtsalt ei sobinud kokku ja see lihtsalt nagu teismeast on täiesti tavaline asi, nagu ma olen väga mitmete inimestega koos olnud ja lahku läinud, sest lihtsalt tunded võjuvad ära, nagu me olemegi selles eas, kus me ise kujuneme välja, me nagu me alles nagu vaatamegi seda, mis meile sobib ja nagu kes meile sobib ja kellega me koos istume ja nagu ma arvangi, et sa pead nooruses erinevate inimestega koos olema, et nagu näha, kellega sa nagu päriselt klapid ja nii. Seega see ei ole midagi nagu väga dramaatilist, ma tahaks öelda, et me saame hästi läbi, aga me ei suhtle. Nagu kõige kurvem ongi see, et ma lihtsalt kaotasin nagu oma parima sõbra, nagu sa oled harjunud temaga kõiki jagama ja siis üks hetk on lihtsalt su elust täielikult väljas. See on nagu kõige raskem, aga muud väga hullu seal ei ole ja jah. Ma räägin vahepeal korra silmadest, et ma suht panen seda ühte värvi, siis lihtsalt hajutan ära ja siis ma panen selle sama ka seda siia alla ka. Selle, nagu, mul on eraldi olemas see peenike, millega panna silma alla, aga siis tuleb ainult üks peenike joon, aga mulle ei meeldi, mulle meeldib, kui see on rohkem nagu hajutud, siis ma panen selle sama suurema, mis selle nimi oli, base shadow brushiga panen seda endale silma alla ka siia nagu joone juurde, et see tooks rohkem mu silma värvi esile, et siis see ümbritseb nagu mu silma igalt poolt. Jep. Milliseid riike sa kindlasti tahad avastada näha? Ma olen suhteliselt palju juba reisinud, aga kui ma veel ei ole käinud ja kindlasti tahaksin külastada, on Hiina, Brasiilia, Antarktika, Island on nagu need, mis mu kohe pähe tulevad hetkel. Juhtum mõne õpetajaga? No mul ei ole mingeid väga huvitavaid juhtumeid. Mul on ainult üks asi, mis mul pähe tuleb reaalselt. Okei, kaks asja. Alustame sellest, mis toimus varem või nagu ammu. Ühes vene keele tunnis õpetaja kontrollis, kes nagu kohal on. Tal oli see nimekiri ees, siis ta ütles järjest neid nimesid ja sa pidid ütlema, nagu, kas sa oled kohal või. Ja ta ei olnud nagu uus õpetaja, ma olin tema juures juba nagu mingi 2-3 aastat õppinud, seega nagu ta teadis mind väga hästi. Ja ta loeb neid nimesid ette, siis ta jõuab minu nimeni ja siis ta ütleb kogemata Viktor. Ta reaalselt ütles Viktor ja ta ei saanud sellest ise esialgu aru, siis ta oli mingi oi, vabandust, Victoria. Ta lihtsalt täiesti tavaliselt ütleb Viktor.
Viktor! Ma nagu, terve klass oli krampides, no ma ise olin ka, see oli jube naljakas, nagu, mis mõttes ta ütleb mulle Viktor? Ta on minuga mingi 2-3 aastat juba olnud. No, see oli väga huvitav kogemus ja siis teine oli see, et kui ma läksin 10. klassi, meil tulid osad uued õpetajad, nagu kellega me ei olnud koos varem õppinud, meie jaoks nagu uued. Ja siis inglise keele tunnis me pidime ütlema enda nime ja vist pidime mingi lause ütlema, et äkki millega me tegeleme või mis meid huvitab või midagi siukest. Ja siis ma nagu ütlesin, et ma teen videoid ja nii, et ma olen Victoria või ma ei mäleta, kas me üldse pidime tegevust ütlema või ei. Aga igatahes me nagu rääkisime enda kohta, kui minu kord tuli, ma olin oma nime ära öelnud, siis ta nagu küsis mu käest, et oi, et ma olen mingi tuttava näoga, et kas ma olen olnud on National TV, no me rääkisime inglise keeles, ja siis ma olin nagu mingi, wait, what, mida nagu rahvuslikust TV-st, ma küll ei tea, et ma oleks nagu olnud, siis mul oli tulnud see, et midagi meelde, siis ma mõtlesin, et kas ma päriselt sain kuskil olla ilma nagu, et ma ei olnud ise sellest teadlik, ja siis ma olin alguses suht segaduses, aga siis mul tuli meelde, et ma olin just hiljuti televisioonis olnud, siis ma olin nagu mingi, oi, televisioonis, ja siis ta oli mingi, olid küll, ma nägin sind, siis ma olin nagu mingi, kuulsus. Ei, tegelikult ma nagu ei võtnud seda nii, aga see oli lihtsalt naljakas, et nagu õpetaja teadis mind. See nagu sisemiselt tundsin, et ma olen tuntud. Aga, jep. Kas sul on kunagi poiss olnud? No, ei saa ka vastupidist väita, jah, täitsa mitu tükki on olnud. Miks sa tahtsid minna üksinda elama? Sellepärast, et ma olen see inimene, kellele hullult nagu meeldib üksinda olla, kuna ma ei tea, ma lihtsalt naudin seda, et sul kõik on vaikus, ma saan ükskõik mida teha, meil ei ole kedagi minu juures, kes nagu mingi kontrolliks või vaataks või nagu lihtsalt kedagi läheduses ja igapäevaselt ma puutun ka nii paljude inimestega kokku, et ma pean üsna sotsiaalne olema, seega mul on vaja nagu seda vaheldust, et ma saaks lihtsalt puhata ja siis siin ongi hästi nagu vaikne ja rahulik ja ma ei tea, see kuidagi mõjub vaimselt ka jube hästi ja nagu aitab välja puhata. Mis kooli sa käid? Esimesed 6 aastat ma käisin Tallinna 21. keskkoolis. On see nüüd keskkool või? Lihtsalt kool Tallinna 21. koolis ja siis 7. klassi ma läksin reaalkooli ja gümnaasiumis jätkasin ka seal, seega ma lähen nüüd 11. klassi seal. Miks teil on 5-5? Sellepärast, et nagu minul oli vaata kõige suurem huvi videoid teha, aga teistel vajus ära, sest see ei olnud väga nagu nende kirg ja siis see lihtsalt koostöö ei edenenud. Ja siis ma mõtlesin, et nagu kuna mina tahan neid nii väga teha, et ma pigem teen neid üksi edasi ja see nagu lõpetas lihtsalt väga sujuvalt tegevus. Nagu meil ei olnud mingit suurt üli või midagi siukest, et nagu see kõik läks väga rahulikult, lihtsalt teistel ei olnud enam väga huvi. Kui palju ma peaksin sulle maksma, et sa mind Instas followsid? Tavakas. Nagu te ei saa osta, et ma teid mingi followks või like'iks, sest et nagu Instagramis ma jälgin ainult neid inimesi, kes on mulle nagu väga lähedased, kellega ma kindlalt tahan teada, mis nende elus toimub. Ja siis teine kategooria on see, et kellel on lihtsalt väga ilusad Instagrami feedid, nagu mis annavad mulle fotode poolest inspiratsiooni. Ja kolmas kategooria on nagu need mingid suuremad YouTuberid või need, keda ma kuskil mujal või nagu näiteks YouTube'is jälgin ja siis tahan teada, et nagu mis nendega toimub. Seega nagu ma mingeid lambiseid inimesi väga ei jälgi. Ma unustasin öelda, et ma hakkasin vahepeal ripsmeid värvima Maybelline New York Lash Sensational ripsmedušiga. Ja, mul ei ole mingi muud selle kohta öelda. Ja ma värvin ainult alumised ripsmed, sest et nagu mul on ripsmepikendused. Mida arvad veganitest? Veganid, väga toredad. Nii nagu mul ei ole mitte midagi veganite vastu ja ma arvan, et see on väga lahe asi, mida nad teevad. Ma olen mõelnud ise hakata veganiks, aga mul on siuke tunne, et ma ei tea, kas me ikka täitsa ilma lihata suudaks hakkama saada. Pluss minu arvates need vegantoidud on nii palju nagu kallimad, nagu isegi need tavalised toorained seal poes, need on nii palju kallimad, nagu ma ei saa aru, kuidas te hakkama saate. Kas sa oled lugenud tüdruk online'i? Muidugi olen, mul kõik 3 osa endal olemas. Sellepärast, et mulle väga meeldib see, nagu esiteks vaata ma jälgin ise Suellat ja siis kui ta tuli raamatutega välja, ta rääkis vaata natuke sellest, et millest need on ja siis see tundus minu jaoks nii huvitav, et ma tellisin endale kohe esimese osa ja kuna mulle nii väga meeldis, siis pärast seda ma olen jätkanud nende osade ostmist ja esimesed 2 osa ma olen mitu korda juba läbi lugenud, seega jah, Girl Online on väga hea ja ma soovitan seda. Nagu mulle meeldib seda originaalkeeles ehk nagu selles inglise keeles lugeda, sest et nii on see minu, nagu mul on esimene osa eesti keeles ja teised 2 inglise keeles ja inglise keeles mulle meeldib palju rohkem. Nagu kõik need väljendid ja nii palju lahedamad. Kas plaanid tulevikus veel juuksid? Jumal, ma panin kogemata sealt. Nii raske on rääkida samal ajal nagu, mis sa küsisid muidu? Kas plaanid tulevikus juuksid veel?
Jaa. Jumal, ma ei saa ikka rääkida samal ajal, ma panen hullu siin praegu. Ma tavaliselt ei pane nii mööda. Usaldage mind. No võib-olla suurena tahaks kunagi nagu pruuniks teha, aga ma ei tea, kas praegu vist ei hakka seda proovima. Aga ma olen mõelnud enne kooli ära värvida nagu terve pea, aga ma arvatavasti tahaks teha lihtsalt nagu üleni blondiks minna, sest et ma olen alati tahtnud ja mulle tundub, et nagu blond sobib mulle, aga praegu mul on nagu pigem ainult otsad. Sest et terve peaga on siis, et sa pead käima neid juuri kogu aeg värvima, mis tundub tüütu, aga ma tahaks nagu vähemalt ühe korra ära katsetada, et näha, kuidas see mulle sobib. Kui sa oleks poiss, mis oleks su nimi? Viktor! Sest et nagu Viktoriast Viktor. Ma ise paneks endale küll siukse nime. Kas sa oled rahul uute YouTube'idega? Muidugi olen, nad on ülilahedad, nagu kui me päris elus kokku saime esimest korda, siis ma olin kohe mingi ja need on minu inimesed, nagu ma tundsin, kui hästi me sobime, ma olin nagu nii elevil, et neid tundma õppida ja nendega rohkem aega veeta, sest nad on ülilahedad inimesed ja nad annavad mulle väga palju inspiratsiooni ja mulle nagu täiega meeldivad nende videod ja nad on väga coolid inimesed. Kas sul on plaanis sel suvel teha mingi lühifilm? Midagi sinna kanti, jah. Hetkel ma töötan oma järgmise selle peakanali video jooksul, mis nagu on natuke lühifilmi sarnane. No see on nagu jube lühike. Ma ei tea, kas seda saab isegi lühifilmiks nimetada, aga nagu midagi sinna kanti, jah. Nüüd ma vahepeal kammin oma lipsmäe pikendused ka läbi mingisuguse harjaga, et need oleksid normaalsed. Mis on su lemmik Nixi toode? Ma arvan, et see kulmupliiats, mida ma enne kasutasin, see Micro Brow Pencil. Kas klaas on pool tühi või pool täis? Pool täis, tuleb alati vaadata positiivsema külje pealt asju. Mida arvad inimestest, kes lõiduvad ja tahavad elule lõpu teha? No, ma arvan, et neil on nagu abi vaja. Nagu ma ei mõtle selles mõttes, et nad on nagu mingi hulluks läinud või nii. Ma mõtlen, et neil oleks nagu abi vaja nagu pere ja sõprade poolt toetust ja samas meditsiinilist abi ka, et nad peaksid psühholoogiga rääkima, sest et nagu psühholoogid on õppinud sellist asja professionaalselt, nad teavad, kuidas sellises olukorras inimestega käituda ja mis nagu mingeid harjutusi või asju, mida nendega teha, et neid aidata ja nagu ma arvan, et neil on lootust, et asi läheb paremaks, lihtsalt inimesed nende ümber lähevad, nad peaksid seda nagu märkama ja nad peaksid midagi ette võtma ja nagu nad ei peaks lihtsalt istuma ja vaatama või nagu nad peaksid tegutsema, sest et nagu üks võib liiga hilja olla. Ja nagu mulle täiega meeldib see sari 13 Reasons Why, see on ka suht sel teemal, seega ma soovitaks täiega seda vaadata. See oli minu jaoks väga inspireeriv ja mulle hullult meeldis selle nagu mõte ja kõik, kuidas see tehtud ka oli. Kogu teostus oli väga hea. Mis sa arvad sellest, et noored 13-15 aastasest suitsetavad ja joovad? Ma arvan, et nad lihtsalt ei tea, nagu, mida nad oma tervisele teevad, nad rikuvad selle nii noores eas ära minu arvates, sest see ei ole normaalne. Kuna mul on veel natuke aega meigi lõpetamiseni, siis ma panen uuesti seda huulepalsumit, et mu huuled oleks hüdreeritud. Või noh, nagu siukse ei kuivaks. Ja siis nüüd ma teen enda lauba. Võtan natuke veel seda Nixi jumekat ja siis teen otsast, et siia ma ei pannud enne jumestuskreemi. Jah, võite küsida. Kas su päris perekonna nimi on Villing? Kui jah, siis miks igal pool su sotsiaalmeedias on Villing? Ei, minu päris perekonnanimi ongi Villig ilma N-täheta ja igal pool mu sotsiaalmeedias on see õigesti kirjutatud. Mulle tundub, et inimesed ei loe seda tähelepanelikult või nad lihtsalt nagu eeldavad, et see ongi Villing, aga see ei ole. See kõlab minu jaoks nii kahtlaselt ja nii koledalt ja ma vihkan, kui inimesed seda segi ajavad ja kogemata ütlevad, aga enamus inimesi päriselt nagu arvavadki, see on nende jaoks kuidagi suupärasem, aga ei, see on ilma N-täheta. See on minu jaoks väga tundlik teema. Kas kui abielluksid, kas võtaksid mehe perekonna nime või jätaksid enda oma? Seda küsimust ma ei tea, me võtame aga muidugi minu oma. Nagu ma olen liiga uhke oma perekonna sugulast üle ja ma olen nii uhke selle perekonna nagu nime üle ja mulle armastan seda nii väga, et ma ei ole nõus eluilmas, kes ta ära andma. Nagu kui mees tuleb, siis ta võtab minu perekonna nime. Jutu lõpp. Nagu seda muidugi me ei arvuta. Ja nüüd ma võtan NYX Mineral Set It and Don't Fret It Matte Finishing Powder ehk siis pudri. Ja panen seda mingi... Siin ei ole selle pintsli peal mitte midagi kirjutatud, seega ma ei oska öelda, mis pintsliga ma seda panen, aga
panen seda endale igale poole peale, sellepärast, et kui me filmime, siis ma ei tohi seal läikima hakata ja sellepärast ma kasutan puudrit. Kas kavatsed peale kooli lõppu edasi YouTuber olla? No, kindlat plaani muidugi ei ole, aga ma ei usu, et ma seda niisama suudan ära lõpetada, sest et mulle väga meeldib teistega oma videoid jagada ja samas see nagu keskkond, mis ma loon vaata kõik meie need nagu fännid ja inimesed on nii toredad, et ma ei tahaks sealt lahkuda ja see on mulle nii palju uusi võimalusi tekitanud ka ja mul oleks lihtsalt nii kahju kõigest sellest loobus. Ma olen nii palju uute inimestega tutvunud tänu YouTube'ile ja mulle nagu väga meeldib, et ma arvan küll, et ma jätkan. Kuidas su vanemad suhtusid sellesse, kui sa üksi elama välismaale läksid? Nad olid väga toetavad, nad põhimõtteliselt pakkusid selle idee mulle välja. Nüüd ma võtan ühe peenikese pintsli, see on mingisugune Turoi firma oma number 4 ja võtan selle sama NYX Above and Beyond Full Coverage Concealeri ja teen sellega oma kulmu ääred või nagu joonistan raami ümber, et neid highlight'id, et need tuleks rohkem välja, need näeks nagu puhtamad välja. Siis ma võtan mingi taaskord suhteliselt suvalise, mingi väikese, see on arvatavasti silmaloopintsel ja ajutan need jooned lihtsalt ära, et neid näha ei oleks. Suhteliselt loogiline, sest ma arvan, me keegi ei tahaks, et neid näha oleks. Kuna mul sai kaamera mälu täis, siis ma vahepeal tõmbasin kaamera nendest klippidest tühjaks ja selleks ajaks ma olin kaamera selle mikrofoni välja lülitanud ja pärast ma unustasin selle sisse lülitada, seega ta ei salvestanud mingit heli ja nüüd ma pean peale lugema. Aga ma lõpetasin oma kulmudega ja nüüd ma kasutan siis NYX Sculpt and Highlight Face Duot, mis on siis selline 2 pool, ühel pool on concealer, teisel pool on kontuurimis selline vedelik ja ma kasutan seda vedelat kontuurimist siis nii, et ma panen paar täpikest või kriipsu endale sinna põsesarnade peale ja siis hajutan beauty blenderiga ära ja siis teen seda mitu korda, et see jääks tugevamalt ja igale poole täpselt nii, nagu ma soovin. Seejärel võtame selle sama concealeri, mida ma teile enne näitasin, see HD Photogenic ja panen seda täpselt kontuurimise alla, teen sellise peenikese triibu ja hajutan ära selleks, et see kontuur tuleks rohkem esile ja oleks rohkem sellise nagu triibuna, mitte lihtsalt üks hajus joon. Järgmisena asun ma huulte juurde ja ma kasutan Kat Von D Liquid Lipsticki toonis Ludwig. See on selline matt ja mulle hullult meeldib see aplikaator, sellepärast et see on väga selline mugav otsalega nagu ülihea huuli teha. Mul läheb sellega kõige kiirem nagu mingi 2 minutit ja see jääb üliilus nagu tulemus. Ma olen väga-väga rahul selle tootega. Nüüd ma tulen siis tagasi kontuurimise juurde ja ma kasutan NYX Highlight and Contour Pro paletti ning ma kasutan põhimõtteliselt kõiki 3 tooni alumisest reast paremalt poolt. Ning ma võtan neid segamini, natuke sellist heledamat, tumedamat ja siis hästi kergelt ka kõige tumedamat ja teen siis puuderkontuurimist vedelkontuurimise peale, et see jääks veel tumedam, kuna ma tuletan meelde, et see on siiski filmimiseks ja kaameras jääb meik alati palju õrnem, kui see päriselus on, seega ma teen tugevama, kui ma päriselt nagu igapäevaselt kannaksin. Põsepuna jaoks kasutan ma NYX Professional Makeup Sweet Cheeks Blush paletti ja ma kasutan alumisest reast keskmist 2 tooni segamini. Highlighti jaoks kasutan ma Becca Champagne Pop vedelat ja puuder highlighterit. Kõigepealt panen seda vedelat siis paar täpikest silma alla ja siis hajutan sõrmega ära ja sinna peale panen puuderversiooni, et see jääks tugevam ja kaameras ülihästi näha. Kõige lõpus ma kasutan NYX Matte Finish Long Lasting Setting Spray'd, aga ma unustasin seda filmida, seega aga mulle meeldib seda ikkagist panna, et meik püsiks hästi pikalt peal ja see ongi kõik. Ja selline oligi siis minu meiki rutiin, kindlasti visake pildid püsti, kui teile see meeldis, subscribe'ige, et tulevasi vlog'e näha ja lihtsalt olge elevil tulevaste videote pärast. Näeme järgmises vlogis. Tšauki!